Aga miks siis on mõnedel juhtidel nii raske seda liidritüüpi lähenemist omaks üldsegi võtta? Sellele küsimusele ma olen ise tegelikult saanud vastuse juba Hansapangas omal ajal töötades, saades siis spetsialistist juhiks. Ja mul oli tegelikult väga-väga suur ambitsioon juhiks saada ja ma olin pingutanud selle nimel, ma olin palju juhtimisalast kirjandust läbi lugenud, aga ükski nendest raamatutest, mida ma lugesin, ei käsitlenud tegelikult tööd inimestega, vaid pigem see käsitles ikkagi sellist strateegilist juhtimist. Ja tol hetkel, kui ma siis juhiks sain ja tõenäoliselt te kõik olete selle teekonna läbi teinud, te olete mingil hetkel olnud spetsialistid ja arvatavasti väga hästi oma tööga hakkama saanud, vastasel juhul teil ei oleks üldsegi ju tekkinud seda juhiks saamise võimalust. Ja nüüd juhiks saades, mis paljudel juhtudel juhtub, on see, et tegelikult juhid jätkavad spetsialisti tööd. Nad kasutavad samu töömeetodeid, samu töövõtteid, mis tõid neile spetsialistina edu, edasi ka juhina, uskudes ja lootes, et need kannavad vilja. Ja spetsialistina tegutsedes selline tegevusdünaamika üldjuhul on siis eesmärk, tegevused, tulemused, ja kui sul on selged ja piisavalt ambitsioonikad eesmärgid, sa kontrollid oma tegevusi, sa oled distsiplineeritud, pingutad, siis näed ka tulemusi. Aga nüüd tegelikult juhina on see olukord natukene muutunud. Sinu uueks olukorraks on see, et sa üksi ju ei saa nende meeskondlike tulemuste saavutamisega hakkama, sa vajad inimesi. Seetõttu on siia tekkinud see inimeste mõõde. Ja võib-olla see kõlab sellise triviaalse tõena, aga suur hulk tänastest juhtidest tegelikult ei tegele teadvustatult ja süsteemselt inimestega. Kuivõrd, siis ainult nii palju, et ta jälgib, kuidas inimesel töö tehtud on, nad arutlevad inimese tööalaseid mingisuguseid teemasid ja kokkuvõtvalt võibki öelda, et tegelikult juht puutub töötajaga kokku üldjuhul 3 põhjusel. Punkt 1, juhil on töötajalt mingit informatsiooni vaja. Punkt 2, töötajal on juhilt mingit informatsiooni vaja või punkt 3, mingi jama on. Ja kui sa mõtled nüüd, mis 4. põhjusel peaks siis juht üldsegi töötajaga kokku puutuma? Kui mõlemal on vajalik info olemas, mingeid probleeme ei ole, kumbki osapool võiks tegelikult ju oma tööga tegeleda. Ja mõnes mõttes on siin ju tõetera sees. Aga kui me hakkame vaatama läbi sellise psühholoogilise aspekti, siis võib-olla sellise juhiga koos töötades, kes tunneb minu vastu huvi ainult nii palju, kuivõrd ma aitan tal endal edukas olla, siis mingil hetkel võib-olla minu sisemine motivatsioon hakkab kannatama, sest võib-olla selle käigus ma ei tunne ennast piisavalt motiveerituna, võib-olla ma ei tunne, et ma olen piisavalt oluline selle juhi jaoks, ta võib-olla ei märka minu panust, ta ei tunnusta mind, võib-olla ma tunnen, et juht on minu jaoks liialt kuidagi ahistav, liialt kontrolliv, ta võiks mulle palju rohkem otsustusvabadust anda, ehk siis kõik sellised küsimused tulevad ülesse, millele juht ei pruugi tähelepanu pöörata, sest ta usub, et inimesed on huvitatud samadest asjadest nagu tema. Vastasel juhul need inimesed ju ei töötaks minu meeskonnas. Kuna nad on valinud siin töötada, siis ma eeldan, et nad tahavad samu asju nagu mina, aga vot see eeldus võib olla natukene lühinägelik.